Hooaeg saab siis tualettruumis lõpu. Tegime just suurpuhastuse ja hiljem hakkame edasi liikuma. Kõik on nii läike, et ei tunne seda koda äragi enam. Põrand pestud, külmikud sulama pandud, kraanikausid puhtad, kapid puhtad, pesu pestud. Nagu kõik oleks alles alguses. Ja siin on imeline vaade metsale. Kuidas selle hooajaga rahule jäid? Päris hea oli, on ju? Lõbus oli ja said uusi sõpru ja issand, ma nagu teeks mingit seda küsitlust lasteaialapsele. Kas sa said uusi sõpru ka või? No võt. Aga aeg on edasi liikuda. Kas me oleme kurva südamega, rõõmsa südamega? Oleme me elevil? Oleme me hirmul? Uus kogemus, uus töö, uus asukoht. Pull. Teeme leegid. Snack, let me see some. You are the wifey type, baby, you could be one. Let me change your life, I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it, hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it, hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Kus mees tangib? Tema jälle filmib, ma pean tankima, ma pean klaasi pesema. Teeksid midagi, no Pissile. See on mees. You a diva, pretty face, caramel skin like Aaliyah. Saw that fatty poking from the back like Serena. So let me see some. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He's not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He's not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Yeah, bad little John, she pressure. Know that I got you forever. Love her, she got it together. Switching it up when she want, yeah. I seen it the day that I met her. Rocking it off like sweater. Shoes, Bottega Veneta. Hey, yeah. Know you got it, girl. Set the bar and shot it, yeah. Slip and sliding, yeah. Ain't tricking unless you got it, yeah. Can't break that bond, match the charms and unless she wear. Hola! Saime lõpuks Sunpeaksist välja. Nüüd oleme töötud ja aeg on edasi trippida. Homme lähme vaatame oma majutuse Chilliväkis üle. 3. algab meil tööpõli, aga praegu on aeg nautida. Hetkel me tulime siia mingi matkaraja peale, mille nimi mul meelest ära läks, aga mille ma kindlasti ekraanile panen. Aga lähme nüüd.
Yeah, that isn't too sturdy. Jääbki hea video. Kus on asi? Kõik ei ole alati nii muinasjutuline onju. Ei olegi. Algus oli jumala idülliline selline. Enno jälitab mind nagu ikka. Aga siin me oleme. Üks jalg vees. Üks jalg vees. Koht on imeline. I really wish you would have fallen. Yeah. No sellist asja ma näen küll esimest korda. Kas sellist välikäimlat on keegi enne näinud? Siia ma küll peale ei istu, aga mis privaatsusega siin tegu on, vabandage väga. Kena nali, noh. Ma süü. Ma hakkan ka vuntsi kasvatama. Sobib või? Äkki tuleb kuskil meil mingid update asja ei ole, nii et see hetk, kui tuled vaatama imeilusaid koski, mis piltidelt olid nagu lummavad, suurejoonelised, eks ole. Ja tuleme kohale, kilomeeter kõndi. Ja mis see siin on? Mingi nali või? Mingi väike nirin on järel. Suvi on olnud metsikult kuum, mis on meile muidugi olnud hea, et me oleme saanud võimalikult palju kämpida, haikida ja niisama chillida, aga keskkonnale seest on see laastavalt mõjunud. Kosed on kokku kuivanud, metsad on põlenud, siiamaani on mingi suitsulõhn üleval. Nii et jah, ei tea, kui me veel kuskile täna läheme, kas need kohad üldse veel eksisteerivad. Mõtlesime küll, et vaatame kohe omale mingi majutuse, aga ma ei tea, kui siin ümberringi selline suitsulõhn on, siis me peame vist ikka natuke veel edasi sõitma. Aga liigume! Selline rets kosk peaks tulema, oleks põll ja siis siit peaks see jõgi minema. Mitte midagi ei ole. Jõge pole! Ja siin on kõik need põlenud puud ja värgid. Värgid, noh, saad aru küll. Leidsime vist omale koha. Kes otsib, see leiab. See on siis rest-stop, kus võib 8 tundi parkida, aga noh. Me oleme elunautlejad, me võtame aja maha ja oleme siin ilmselgelt hommikuni. Seltsimees Ennokas. Mis me täna kaasa pakkisime?
aeg on väike dinner teha. Tinder või? Dinner! Dinner. No teeme siis väike dinner. Mees tahab tappa saada. Kaitse küll pees. Löö kui julged. No nii, millega naine tegeles? Kui tubli ta oli? Naine! Räägi, kui tubli su naine oli! Naine. Mida sa tegid? Tegi söögid kaasa. Ühe tomati panid ülejäänud tegin mina. Ja lõikasin kurki kaasa, lõikasin paprikat kaasa. Tegin kalaploffi kaasa. Seda ka või? No võib-olla, võta välja. Selle sina võib-olla. Selle ma panin sügavkülma, see hoiab meil külma. See on praktiline. Ei taha midagi rohkem või? Kui soovita, tõstan välja veel midagi. Võtaks need munatsid, kalaploffi, värki, siis on täiega timm. Kas panen kinni või? Ei lase külma välja. Hakkame sööma ja. Hakkame sööma. No, kadus ära või on näha või? Ops, sorry. Juba läks ära vist. Räägin juttu ära, äkki jõua uut videot teha, äkki jõua või? Tuleb kopter välja põhimõtteliselt. Seal samas kopter tiirutab enda selle pütiga. Kuskil vist põleb. Jumal ohtlik. Ja miks ta mine kaugemale? No ühesõnaga, seal põleb. Ja see vend koorib muna siin, jumala pohhui. Meil on mustlaslaager püsti pandud. Ongi, noh. Kalaplahv, mees lõika kurki, muna. Oi, mul täiega kurki, noh. Mees vajab kosumist, naine vaja. Aga minu peal see tegelikult tahab helikopterit. Vaatan, kõik jõuame. Noormees, mis koorime viimasele asukohale paneme, kus me käisime? Need jumalikud olematud kosed. Polegi panna mingit skoori, vett pald ja paned sinna. No täpselt, mingi väike tilk ainult oli. No see oli natuke pettumust valmistav, aga noh, mets oli hea, muinased tuli. Mets oli 10 pluss, nagu vihmametsas kõnniks täilus. Nagu läks teise riiki üldse jõudnud. Aga noh, siiski ma paneks mingi 4-5 ja sina? Metsale 10, jõele 0. No, siis lõplik skoor on mingi 3. Davai. Aga nii me mustlased elame. Söök on valmis tehtud. Põlve peal tegime söögi valmis praegu. Põlve peal tegime kalaploffi valmis, jah. Äädisu. Äädisu! Normaalne metsatulekahju käib siin. Kopterid kustutavad. Ma ei tea, kui hästi siin aru muidugi video pealt on saada, aga mäed on nagu siuksed tossused, väga ei ole aru saada, et mingi puhas pilt oleks siin. Aga vend seal kustutab. Ja meie magame täna siin ja sööme õhtust lihtsalt. Oh ja Kanada rets. Keegi harib ennast seal infotahvli taga. Aga haige loodus on siin Kanadas ikka. Täiega ilus. Ja vaatame, mis see siin tark. Aga mis veel ilus on? Mis see tark räägib siin meil? Hommikune naine siin. Naudib oma kohvi. Digi muutus järsku selliseks iluduseks. Räägi. Aga tead, kuhu me jõudnud oleme? Aga räägi, mida sa loodusõpetuse tunnis õppisid siis? Me oleme Bridal Veil Fallsi selle rahvuspargis. Nii. Tead, mis see tõlkes tähendab? Nii. Tead? Nii. Pruudiloor. Kui mees vihjetest aru ei saa. Lähen minema. Hea küll, hea küll. See loor on 60 meetrit. Selline hästi leissi. Mis see leissi tähendab?
pitsiline. Vastu võis! Sõna tuli. Juhu! Aga vaata, siin on hästi kõrge niiskuse tase, nii et kõik puud on hästi sammaldunud ja sellised Kõik on muinasjutulised. kõik on habemes, nagu räägitakse. Jaa, täpselt. Täiega kõmm! Kutsutakse just selleks. Ei, see ei ole ju. On jah. Mida? Vana mehe habe. See on lihtsalt sammal. Sammal. Ma ei tea. Jaa. Aga täiega ilus. Läheme siis või? Jaa. Aga tere hommikust. Hommik! Klõnks! Liigume. Liigume. Wow. Siin tuleb kindlalt ära märkida, mida suitsetada ei või, sellepärast et Kanadas on kõik legaalne lihtsalt. Autovargad on. Käime käbe ära siis. Võrreldes selle eelmise kodega siin ikka vett on. Siia paneks küll kohe 9 punkti ära. Palju sa paneks? No tubli 9 ikka. Jaa. 1 punkt jääb puudu, sellepärast et me ei tohi sinna ronida. Me saame veel trahvi. Aga muidu on täiega ilus. Vaata seda loori. Kas sul ei teki mingit tundeid, et siin taga vist midagi? Rahu, naine. Rahu. Iga asi omal ajal. Jep. Aga vaadake mõju. Paneme number 1 korra. Tõks. Mis vesi. Kannatab 2 ka panna. Põmm. Kena. Ja musi. Saadkes tagasi. Ja 7 tunnised lõpetavad siin kohal. Mina tänan. Mina tänan. Ilusat õhtut teile. Kas keegi mehe loomislugu teab või? See on vist kunagi piiblist, kui Aadam sündis. Aga siin Kanadas, siin sünnib mees teistmoodi. Tuleb puukoore seest välja. Puukoorest. Vaata seda Mauglit, noh. Pane üks möire ka maha. Ei pane. Ma panen ise. Tule kunstimuuseumisse. Kunst. Jaa, siin Vihma metsal on oma kunstimuuseum. Vaata seda värki. No. Nagu lilleõied jooksevad siin-seal. Nimetähed graveeritud peale AC ehk siis air conditioning. Oh, sa oled nii aimukas. Aga see ja ka on. Kus meie nimed on musi? EK, Eesti Kaitsevägi või? No, või AK. No see AK või? Aktuaalne kaamera. No, palju. Sa oled ikka. Vaata seda ka. Wow. No mind vaatad niikuinii, aga vaata seda. Kes siin on? Looduse vastu ei saa. Tule koju. Ilus on. Jälle mingi punapea siin. Punapea. No nii, meie vahepeatus on läbi saanud, kosed üle vaadatud ja nüüd liigume Bridal Fallsis Chilliwacki poole. Me saime endale Chilliwackis töö maastiku haljastajatena ja elukoha täpselt 2 minuti kaugusel töökohast, mis tundub nagu hästi mugav, aga see lugu, mis sellega kaasnes, oli täpselt nagu draamateatris lihtsalt. Tegime ühe prouaga diili, et teeme erinevaid töid, tegemisi, abistame teda igal moel, kuidas saame, hoiame last, mis iganes. Ja tänu sellele saame tasuta ööbimise. Aga see ei läinud nii lihtsalt, kui tundus. Mul ei ole meelepärane kellegist halvustaval toonil rääkida,
aga selles majapidamises valitses täielik diktatuur. Proual oli ADHD ja bipolaarsus ning lisaks sellele ta oli ponger ema nagu. Ma tean, et kanep on Kanadas legaalne, aga siiski. Ta oli nagu vahelduva pilvisusega ilm. Ühel päeval väga rõõmus ja seltskondlik ning teisel päeval raevukas. Nii nagu lendaks bussnuge lihtsalt. Ta karjus nii laste peale kui meie peale. Siia majja sisse astudes mõtlesime, et lihtsalt kuhu prügimäele me jõudnud oleme. Kõndisime nagu üle miinivälja lihtsalt, aga kuna see oli tasuta ja tahtsime uskuda, et inimesed on kõik ilusad ja head, siis võtsime selle pakkumise vastu. Kuidagi naiivselt mõtlesime, et meid on tema ellu vaja, et ta saaks oma elu joonele. Aga me eksisime rängalt lihtsalt. Inimesi ei anna muuta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jay. Happy birthday. Oh my god, you're like chimpanks. Happy birthday Jay. Minu sütik on igatahes lühike. Ja kohe alguses mul ei tekitanud see koht nii sooja ja mõnusat tunnet, kui oleks võinud tekitada. Mulle on sellises negatiivses energias äärmiselt ebameeldiv olla. Kõik, mis mu mentaalsele tervisele on kahjulik, siis ma armastan ennast piisavalt palju, et lihtsalt lahkuda. Mind tõmbas Enno poole just tema hoolivus, empaatiavõime ja kannatlikkus. Aga seekord selle olukorra kasuks ei mänginud kahjuks. Olukord muutus aga äärmiselt absurdseks, kui me ei saanud enam oma võtmega tuppa ja ta tuli välja karjudes, ei lasknud meil lauseid lõpetada ega mõelda oma peaga. Lõpuni punkti see, kui ta hakkas dikteerima, mitu duši me võime üldse nädala jooksul teha. Aga kuna me töötame põlvili mudas, oleme tolmuga kaetud, kui koju tuleme, siis see ei olnud kindlasti midagi, millega me kompromisse saaks teha. Meil oli plaan uuest kuust hakata renti maksma, aga sellistel tingimustel selline leping meie vahel igatahes küll ei toimi. Ütlesin siis koheselt, et me hakkame siis uut kohta vaatama, sellepärast et see ei ole midagi, millega kompromisse saame teha. Ja ta tundus olevat täiesti päri sellega. Aga kui me päriselt uue korteri leidsime, siis nii libedalt sellega küll ei läinud. Me proovisime temaga pidevalt alustada vestlust, et me saaks mingi rendilepingu, et ka meie seljatagune oleks elades kindlustatud. Aga mida me ei saanud, oli rendileping. Nii et kuna meil sellist lepingut ei olnud, kõik oli suusõnaline, siis me lahkusime lihtsalt päeva pealt. Sellises kaoses me lihtsalt ei suutnud enam kauem elada. See inimene suutis lihtsalt kõik meie nupud läbi vajutada, nii et närvid olid ikka korralikult peale selle kuu lõppu läbi. Aga nädalaid hiljem kirjutas ta meile. Hakkas terroriseerima erinevate sõnumitega, nagu me oleks talle midagi võlgu, oleks vabanduse võlgu ja peaks maksma talle 2 nädala üüri, mis tal oleks saamata jäänud. Aga kuna meil mingit lepingut või midagi ei ole ja sellist kokkulepet ei ole, et me oleks pidanud talle üldse midagi maksma, siis tal ei ole mitte mingeid asitõendeid, et meid kohtusse kaevata.
aga jah, kes ei proovi, ei saa teada. Ta proovis meid ähvardada, ütles, et kaebab meid kohtusse ja soovis ilusat päeva jätku. Aga mida me veel näinud ei ole, on kohtukutse. Nii et kes teab, võib-olla lõpetame siin Kanada kohtus hoopis. Aga aitäh kaasa elamast ja näeme juba järgmine kord. Tšau!